Tere tulemast vaatama Civis Pacemi 139. saadet. Mina olen selle saate toimetaja, saatejuht Erik Poltovski. 3 nädalat tagasi ma rääkisin Mart Helmega sellest, et USA president Donald Trump hakkab kehtestama uut maailmakorda. See saade läks võrku üles ja ei möödunud 3 päevagi, kui need sõnumid, millest Mart Helme rääkis, hakkasid täide minema. Sõna-sõnalt täide minema. Kui te ei usu, vaadake eelmist Civis Pacemit. Mart Helme oleks nagu olnud välispoliitika ekstrasens. Te mäletate ilmselt ka seda, kuidas Mart Helme mõned aastad tagasi nõudis plaani B Eesti jaoks. Siis hakkasid pimestatud sellised võimuerakonna kaasajooksikud hüsteeritsema. Nüüd on lugu nii, et meeldib see jutt teile või ei meeldi. Aga see on maailm, kus me elame ja kus me peame Eestit hoidma kaitstuna ja toimivana. Ongi meil saates jälle Mart Helme, Riigikogu liige, EKRE aseesimees, Riigikogu väliskomisjoni aseesimees, ajaloolane, ajaloo teemaliste raamatute ja saadete autor, endine siseminister, endine diplomaat ja Eesti suursaadik Moskvas 1995-1999. Sa rääkisid seda maailmakorra muutmise juttu ükskord mulle juba tegelikult eelmisel talvel. Aga siis ei tahtnud minu mõistus seda natuke nagu vastu võtta. Tead, hinge süda protesteerivad, et kuidas see asi niimoodi võimalik on. Et loogikast jutust sain aru, hinge jäänud nõusse, et 80 aastat kehtinud maailmakord lihtsalt niimoodi lükatakse uppi. Kus sa kõike seda tead? Kus sa kõik selle informatsiooni võtsid? No raske on muidugi niimoodi öelda, et kus ma võisin seda teada, eks ma loen ju pidevalt erinevaid allikaid ja erinevates keeltes allikaid, vaatan vahetevahel siin, mis põhjanaabrid kirjutavad ja vaatan, mida meie idanaabrid kirjutavad ja mida üle lombi ameeriklased kirjutavad, eurooplased kirjutavad ja mida kuskil mingitel koosviibimistel, mingisugustel nõupidamistel, mingisugustel läbirääkimistel on lauale pandud, missuguste resultaatidega on sealt tagasi tuldud, kus on tõrked tekkinud, et sellest kõigest tekib niisugune koondpilt. Ja kui sa seda kuidagi moodi siis natukene filtreerid, võtad nagu ebaolulise sellise diplomaatilise vahu ja propagandistliku vahu kõrvale, siis mingi kondikava jääb järele ja sellest kondikavast on võimalik teha teatud ettevaatavaid järeldusi. Ja ega ma nüüd 100% täppi ka kõikide asjadega ei ole kunagi pannud, aga mingisugused suured trendid joonistuvad ikkagi välja ja praegu me näeme, et me oleme jõudnud nüüd ikkagi nende ettevalmistavate kompimiste ja vastastikuste poksimiste ja survestamistega sinna kohta välja, kus asi hakkab muutuma ja ma julgen ennustada, et veel selle aasta numbri sees, ma rõhutan, selle aasta numbri sees, see on aasta 2025, toimub väga järske muutusi. Ja need on seotud ikkagi Trumpi Ukraina rahuplaaniga, ta on ju selgelt andnud praegu oma tähtaja, deadline'i jõuludeks, ta soovib saada vastust. Zelenskilt vastust, kas Zelenski võtab selle plaani. Põhimõtteliselt me teame, et Zelenski on kogu aeg ju suhelnud Euroopa liidritega ja sealt on öeldud, et see ei ole vastuvõetav sellisel kujul, nagu Trump on selle välja pakkunud, täpsemalt küll Kushner, Witkov ja teised tema läbirääkijad. Ja see vastus tõenäoliselt tuleb eitav. Ja see tähendab seda, et siis võtab Trump oma kaitsva käe lõplikult Ukraina kohalt ära ja algab ka Euroopa demonteerimine. Sest et kui me nüüd jällegi võtame need sõnumid, mida on edastanud siin Vance ja mõned teised, muuhulgas ka Elon Musk, kellel vahepeal küll jooksis must kass tema ja Trumpi vahelt läbi, aga nad vist on praegu enam-vähem ära klapitanud oma lahkelid. Et see ei ole see Euroopa, kellega ameeriklased sõlmisid omal ajal liitlaslepingud, NATO lepingud. Et see Euroopa on, nagu Trump väljendus, see on kõdunenud ja halbade juhtidega, kelledest mõned on lausa lollid. Ei ole isegi selles mõttes ennast väga vaos hoidnud.
ja sellise Euroopaga Ameerikal on tõsine küsimus, et miks meil on liitlassuhted Euroopaga, mis hävitab ennast immigratsiooniga, mis hävitab ennast rohepöördega, mis sõdib Ameerika rahuplaanide vastu, tahab äri tegemise asemel ja rahu tegemise asemel sõda pidada. Et mis põhjused on meil sellise Euroopaga pidada ennast endiselt liitlaseks. Nii et ma ennustan, et veel selle aasta lõpp ja algava aasta algus saavad olema väga tormilised. Ja kui me nüüd paneme siia kõrvale veel mõned asjad, et Euroopa surub praegu meeleheitlikult peale, Euroopa Komisjon konkreetselt ja mõned Euroopa juhtriigid suruvad peale Vene külmutatud varade konfiskeerimist, millele Venemaa on lubanud omalt poolt väga sellist jõhkrat vastu tegutsemist, alates sellest, et ta konfiskeerib kõik Venemaa territooriumile, Venemaa käeulatuses olevad Euroopa varad, see tähendab, et ka tõenäoliselt Eesti mingid varad lähevad, ma ei oska öelda, kas või võtame meie Jaani kiriku Peterburis, mille puhul on nagu õhus rippumine olnud kogu aeg, me pole saanud seal tegutseda, aga ta on endiselt nagu meil rendil, sest et meie omandisse seda juba omal ajal ei saanud, jällegi meie oma halva ja pooliku diplomaatia tulemusena. Aga kas või toome ühe näite, konfiskeeritakse. Ka meie saatkond Moskvas ei ole meie omanduses, vaid on meile antud nii-öelda kasutusse 99 aastaks. Tallinna saatkond on Vene omanduses? See on Vene omanduses. See on juba esimese Eesti Vabariigi ajast Vene omanduses. Ja ma võin küll eksida siin mingite omandisuhete küsimustes, kõik on poliitika ja kõik on dünaamiline, aga kui me võtame meie ka väikese Eesti Vabariigi, et konfiskeeritakse, aga võtame suuremad riigid, kellel on tehtud investeeringuid, kellel on tehaseid, kellel on ladusid, kellel on mingisuguseid muid varasid, ka külmutatud võib-olla mingisuguseid aktsiaid, mida iganes, eks ole, on ju investeeritud Vene toorainetööstusse, naftatööstusse, gaasitööstusse, maavarade uurimisse Euroopa suurte korporatsioonide poolt väga arvestatud rahasid. See on tõsine tagasilöök. Ja see tõsine tagasilöök võib tähendada muuhulgas ka seda, et euro satub löögi alla ja euro võib kaotada dollari, jeeni ja naela suureks rõõmuks oma positsiooni ühe nii-öelda varuvaluutana või reservvaluutana. Et need asjad ei ole sugugi nii lihtsad, nagu meie propaganda püüab meile selgitada, et Ukraina abistamiseks on vaja Vene külmutatud varad kasutusele võtta. Ja peale selle avab see täieliku seadusetuse Pandora laeka. Sest see tähendab, et rahvusvaheline õigus ühtäkki eraomandi puutumatuse suhtes, kui poliitilistel põhjustel otsustatakse teisiti, ei kehti. Ja sellel võivad olla ülimalt kaugele ulatuvad tagajärjed ja selle eest on hoiatanud ka jällegi omakorda Ameerika administratsioon, et nemad niisugust asjade käiku toetada ei saa. Missugused saavad olema Ameerika reaktsioonid, ei ole praegu öeldud, aga ameeriklased tegelikult tegutsevad juba. Eile või üleeile andis üks kongressmen sisse kongressis eelnõu, mis läheb ka menetlusse Ameerika lahkumiseks NATO-st. Nii kaugel on asjad jõudnud juba. See tõenäoliselt ei lähe praeguses olukorras läbi, aga teda menetletakse. See tähendab seda, et seda kajastatakse meedias, see kutsub esile igasuguseid debatte, diskussioone, tekitab närvilisust ja põhimõtteliselt paneb paika teatud Overtoni akna. See akna, mida hakatakse kogu aeg nagu laiemaks tõmbama. Ja teine asi, mis on ka välja tulnud, on ameeriklaste plaan lammutada G7. See on siis põhimõtteliselt selline majanduspoliitiline suurriikide klubi ja muuta see G5-ks. Ja sellesse G5-sse kuuluksid ainult Ameerika Ühendriigid, Hiina, Venemaa, India ja Jaapan. Mitte ühtegi Euroopa riiki. Mitte ühtegi Euroopa riiki, millest me teeme järeldused, ei Euroopa Liitu tervikuna ega ka ühtegi Euroopa nii-öelda suurriiki, Saksamaad, Prantsusmaad, Suurbritanniat, ei võeta piisavalt G-ks ehk siis Greatiks
suureks, et selles formaadis neid kaasata. Et me näeme, et meil on praegu juba päevakorral kultuurisõda Ameerika Ühendriikide ja Euroopa vahel ja see kultuurisõda kasvab üle praegu väga selgelt juba ka majanduslikuks, poliitiliseks ja militaarseks vastasseisuks. Et me oleme praegu Euroopaga, aga loomulikult Eesti on siin veel eriti haavatavas positsioonis olukorras, kus praegu tuleb laua peale panna ikkagi juba diskussioonid, plaanide pidamised, kuidas hakkama saada, ellu jääda selles postkülma sõja, postperioodi uutes tingimustes. Ilmselt peaks toonitama meie saatevaatajale, et Trump ei tee neid plaane ju üksinda. Tal on ju tegelikult tema selja taga seisab ju seal väga suur ringkond ärimehi, poliitikuid ja nii edasi, eks ole. Ja muidugi, ega siin ei ole loomulikult oma osa jätnud andmata nendesse plaanidesse ka Ameerika süvariik, mis on väga paljude eri harudega ja kus tegelikult Trumpi jaoks eelkõige pahaks poisiks on CIA, mis on oma harukontorid pannud muuhulgas püsti ka sellises õudses riigis nagu Venezuela. Ja mis on päris absurdne, tundub meile, et kuidas niimoodi Venezuelas. Aga Venezuelas sellepärast, et seal seda Venezuela narkokaupmeeste tegevust, kogu see Ladina-Ameerika põhjapoolse osa, seal on Venezuela, seal on Kolumbia, seal on Mehhiko, seal on Peruu, kus käib tohutu narkotootmine ja sellega seoses loomulikult ka illegaalne inimkaubandus, illegaalne relvakaubandus, jumal teab, mis illegaalsed asjad, rahapesud ja kõik muu. Ja CIA on oma kontoritega kasutanud sealt teenitud kõikides nendes ärides osalemisel saadud raha oma Ameerika valitsuse poolt heaks kiitmata operatsioonide läbiviimiseks kogu maailmas, sealhulgas tõenäoliselt ka Eestis. Ja see on nüüd üks satanistide, globalistide niisugune tegevus, kuidas öelda, tuumik CIA katte kuritarvitamise näol, mida siis rakendatakse selle niisuguse, kuidas öelda, rahvusvahelise maffia huvide edendamiseks ja Trump on kuulutanud sellele rahvusvahelisele maffiale sõja. Trumpi seisukoht on väga lihtne. Ei saa olla ühtegi võimsamat organisatsiooni või organisatsioonide ühendust, mis seab sisuliselt sundseisu Ameerika Ühendriikide valitsuse koos Ameerika Ühendriikide presidendiga. Ma ei tolereeri seda, ma kuulutan sellele sõja ja ma pean selle sõja võitma. Et meil jällegi on nii lihtsustatud arusaamine siin, et Trump teeb nii ja Trump teeb naa ja Trump tahab seda. Trump peab ellujäämisvõitlust. Peab ellujäämisvõitlust, Ameerika demokraatia ellujäämise võitlust. Ja meil on väga raske, meil süüdistatakse selle sama mädanenud ja korruptiivse süvariigi agentuuride ja agentide poolt, et Trump nagu lammutab demokraatiat Ameerika Ühendriikides. Ei, ta ei lammuta, aga selleks, et see sõda võita, on vaja tegelikult üles ehitada väga selge võimu vertikaal ja ma ütleks, et Trumpil on see ka suurel määral õnnestunud. Ja kui me räägime sellest, et töötavad välja neid igasugused stsenaariumid ja asju, erinevad ringkonnad ja huviringkonnad panustavad sinna, see on nagu meil öeldakse, kaasamine, mida meil tegelikkuses ei toimu praktiliselt. Siis Ameerikas on Trump ennast mänginud positsioonile, kus tema on boss. Ja kõik võivad küll välja pakkuda mingisuguseid mis iganes stsenaariume, plaane, lahendusi. Trump on see, kes ütleb jah või ütleb ei. Või ütleb, täna ma ei otsusta veel, ma võtan mõtlemisaega. Et ta on viimase instantsi otsustaja. Ja see tähendab seda, kuna ta on ka veel tekitanud teadlikult selle olukorra, et Trump on ettearvamatu ja ta ongi teadlikult ettearvamatu, et keegi ei saaks öelda, et ahaa, mängime selle asja niimoodi, küll Trump selle ka heaks kiidab. Ei, Trump ütleb, et ei, ma ei kiida seda heaks. Tulge järgmine nädal tagasi, tooge teised variandid
Ja siis ta võib-olla ütleb selle samale selle variandile, et ma kiidan selle heaks. Aga seda, mida te mulle praegu pakkusite, seda ma ei kiida heaks, sest sellega te püüate mind auku tõmmata. Ma kuulsin sellist juttu, et eurooplased olles Ameerika Ühendriikide nii-öelda vihmavarju all või nende loodud NATO vihmavarju all, eks ole, siis kõikides muudes küsimustes, eriti just majanduslikes küsimustes tegutseid just kui selle vihmavarju all Ameerika Ühendriikide majanduslike huvide vastu. Kui palju see tõele vastab ja mis on näiteks võiks tuua? No see vastabki tõele, sellepärast ega Trump ei kuulutanud seda tollisõda välja niisama. Eurooplased kehtestasid Ameerikale mitte ainult autodele, vaid ka igasugustele muudele asjadele väga kõrged tollid. Aga samal ajal nautisid seda, et Ameerikasse olid kas tollid väga madalad või puudusid üldse. Ja Trump ütles, et lõpetame ära. Ja nagu ütles ka Trump junior siin alles mõned ajad tagasi, et me ei ole enam see idioot tšeki raamatuga, kes kõik teie lollused ja sigadused kinni maksab. Ei, me seisame Ameerika huvidest. Ja need stsenaariumid näitavadki nüüd seda, et ameeriklased kõigepealt kavatsevad uuesti kehtestada oma absoluutse hegemoonia. Absoluutse hegemoonia. Lääne poolkeral see tähendab siis Ameerika Ühendriikides, Põhja-Ameerikas ja Kesk-Ameerikas, Ladina-Ameerikas ja fokusseeruvad Vaikse ookeani basseinile. Ja ütlevad eurooplastele, me oleme teid kaitsnud, nüüd on see teie enda mure. Ja kui te meiega kultuurisõda peate, siis arvestage, et te olete meie konkurendid ja võib-olla ühel hetkel ka vastased. Ärme kasutame sõna vaenlased, aga kasutame sõna vastased. Et selles mõttes Euroopa on halvas olukorras ja Trump on öelnud ka väga selgelt välja ja mitte ainult Trump, vaid ka mitmed teised inimesed, Vance ja Trump noorem ja Kushner, et Euroopas hakatakse toetama patriootlikke jõude. Euroopat tahetakse näha rahvusriikide liiduna. Euroopa Liitu tahetakse näha rahvusriikide liiduna, mitte Euroopa Komisjoni mitte valitud ametnike võimu all oleva sellise bürokraatliku impeeriumina. Ja see tähendabki seda, et tegelikult on juba välja joonistunud ka rida riike, mida nüüd selles patriootide toetamise plaanis esmaplatsdarmidena kasutama hakatakse. Loomulikult on siin Ungari Orbaniga eesotsas, aga on ka Austria, kus on kogu aeg mängitud patriootlikud jõud opositsiooni või impotentsesse seisundisse erinevate poliitiliste kombinatsioonidega, globalistide poolsete kombinatsioonidega. Siin on Itaalia ja loomulikult Ameerika strateegilistes huvides ja Euroopa stabiilsuse huvides on Poola. Et Poola oma küllaltki, ütleme Euroopa tingimustes siiski arvestatava ressursiga oleks Ameerika liitlane ja ameeriklastega koostööd tegev jõud, mis tähendab seda, et tõenäoliselt kogu see Tuski ja euromeelsete seltskond elab oma viimast õitsengut seal. Kas see, et meie oleme Poolale väga lähedal, võib olla ka selle ajendiks, et Poola mingisugusel kombel siiski suurriik seisab meie eest või põhimõtteliselt ta ju võiks seda teha, me oleme talle nii lähedal? No tuleb ikkagi vaadata kaardi peale alati ja kaardi peal on ju väga selgelt näha, et Poola ja Baltimaad moodustavad Läänemere idarannikul sellise ühtse strateegilise vööndi. Ja kui me siit üle lahe vaatame veel, siis on ka Soome selles vööndis. Ja väga selgelt on ikkagi öeldud ja me vist ka eelmises saates tõdesime, et ega mingisuguseid kingitusi Venemaale tegema ei hakata. Et võtke nüüd see Baltikum, et Balti riigid, maailm saab ilma nendeta hakkama. Ei, mingit kingitusi ei tehta, sellepärast, et väga selgelt on öelnud ka mitmed Ameerika analüütikud, Trumpi-meelsed inimesed, et see, mida me teeme Venemaaga praegu, on üks asi. Aga see, et me Venemaaga jääme geopoliitilisteks konkurentideks, see on ilmselge ja siin mingeid positsioone ennatlikult ja taktikaliselt strateegiat arvestamata ära anda, seda luksust me endale ei luba. Et see tähendab seda, et nii nagu ka on Ameerika mitmed inimesed, ka kõrgel seisvatel positsioonidel inimesed nagu Rubio ja Hexet öelnud, et Balti riikidel ei ole põhjust karta,
et ameeriklased nad kuidagi reedaksid. Ja küll on ameeriklased valmis aga suusad risti panema Lääne-Euroopa riikidega, keda tegelikult otsene Vene agressioon ei ähvarda. Kes on aga samal ajal oma suurte majandustega Ameerikale majanduslikeks ja geopoliitiliseks konkurentideks. Ja see vastasseis ei ole mitte Ida-Euroopa ja Ameerika Ühendriigid, vaid see vastasseis on Brüsseli Eurokomisjoni bürokraatia ja seda toetavad ja sellega niimoodi nagu ühtses vereringes olevad Euroopa sellised otsustajad riigid nagu Saksamaa, Prantsusmaa ja Inglismaa, kes on küll Euroopa Liidus praegu väljas. Kui palju see mõjutaks meil e-valimiste süsteemi, kas me saame Trumpi toel selle asjaga hakkama, et lõpus meil ka valimised tõeliselt demokraatlikult toimuksid? No me peame arvestama muidugi sellega, et Trump on küll kõikvõimas, aga ta ei ole siiski kõikvõimas nagu Jumal, et ta on kõike tead ja kõikjal viibiv. Et meie e-valimised on kindlasti üks teema, mis varem või hiljem tuleb päevakorda ja varem või hiljem lõpetatakse. Nüüd küsimus on selles, et Trumpil on võimalik tegelikult kogu meie poliitiline süsteem õhku lasta kahe asjaga. Üks on paljastades mingisuguse suure korruptsiooni afääri Eestis, näiteks rahapesu, ka Ukraina rahapesu läbi Eestis olevate pankade ja selle, et meie eriteenistused olid teadlikud, meie teatud poliitiline eliit, vähemalt selle teatud esindajad, olid selles osalised. Kui see paljastatakse näiteks, see on näitena, siis lendab kõik meil vastu taevast. Kõik lendab vastu taevast. Teine on e-valimised. E-valimiste pettuse päevavalgele toomine ja samuti kõik lendab vastu taevast. Meil on mitu parlamendi koosseisu, mis on illegitiimsed olnud. 20 aastat. Meil on valitsused, mis on illegitiimsed olnud. Meil on inimesed, kes on mänginud sellega kokku, alates valimisteenistusest ja komisjonist ja lõpetades riigi kohtuga. Kõik lendab vastu taevast ja mingi hulk inimesi tõenäoliselt lähevad kohtu alla, kes on ikkagi pikkade aastate jooksul olnud nendel positsioonidel. Nii et siin on näitena tuues, kui lihtne on Eestis tekitada poliitiline maavärin, mis selle poliitilise süsteemi hävitab. Aga loomulikult on ka teisi võimalusi ja loomulikult on ka võimalik, et seda kõike hakatakse tegema samm-sammult. Mitte nii demonstratiivselt, mitte nii destruktiivselt, vaid kasutades tavapäraseid eriteenistuslikke võtteid ja mõjutustegevust, et mingid inimesed nii-öelda tête-à-tête öeldakse. Kutsutakse vestlusele. Jah, kutsutakse vestlusele, öeldakse, et vaata, lugu on nüüd niimoodi, et kui sa kavatsed poliitikas jätkata ja arvad, et sa oled karistamatu, siis arvestas sellega, et meil on sinu kohta niisugused ja niisugused andmed ja me ei kõhkle nende andmete käikulaskmisest, aga me anname sul võimaluse ise vabatahtlikult öelda, et ma olen väsinud, ma tahan uusi väljakutseid ja sa tõmbud kõrvale. Et variante on mitmesuguseid ja ma ennustan, kas mu ennustus täide läheb, saame näha, et alustataksegi mõnedest väikestest riikidest, kus selle olukorra muutmine on suhteliselt lihtne. Et kui me võtame ikkagi suured riigid, nagu Saksamaa, siis selle olukorra muutmine seal on palju keerulisem, eriti arvestades seda, et Saksamaa on föderaalne riik, seal on liidumaad. Ja teatud liidumaades on võib-olla seda väga lihtne korraldada, et terve Ida-Saksamaal on AFD, nii et teised erakonnad, ühispartei harud, sotsid ja need kristlikud demokraadid või kes nad seal iganes on, lihtsalt vajuvad alla 5%. Aga kogu Saksamaal seda niimoodi teha ei ole nii lihtne. Et ka Prantsusmaal ei ole seda nii lihtne teha ja Suurbritannias samuti ei ole seda nii lihtne teha, arvestades veel seda, et ka Suurbritannia on sisuliselt föderaalriik, ikkagi küllaltki suur autonoomia on Šotimaal ja ka Põhja-Iirimaa
et seal võivad tekkida tõrked. Seetõttu ma arvan, et katsepolügoonidena ikkagi võetakse kõigepealt väikesed riigid ja ma millegipärast arvan, et Eesti võib olla üks esimesi. Tänavu kevadelt see otsus Kaja Kallas, et vaba maailm vajab Donald Trumpi asemele uut liidrit ja eurooplaste asi on see väljakutse vastu võtta. No nüüd ütles see sama inimene, kes on juhtumisi ka Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja ja tähtis juht, et Ameerika Ühendriigid jäävad eurooplaste suurimaks liitlaseks. Praegu sa just rääkisid, et see kultuurisõda võib selle liitlassuhte üleüldse ära lõpetada. Ja siis lisas Kaja alles nüüd mõni päev tagasi, et me peame olema valmis leppima ka ebatäiuslike lahendustega. See kõlab nagu juba osaliselt allaandmine. Ilmselt ta sai aru, et olukord on tõsine ja tegi kiiresti reveransi. No eks ta on teinud omad järeldused, kuna temaga on lihtsalt järjekindlalt keeldutud ameeriklaste poolt asju ajamast. Rubio on keeldunud temaga kohtumist, ta on nüüd otsustanud ilmselt, et kui ta sama sõjakalt jätkab, siis ühel hetkel lihtsalt tal ei ole enam kohta Euroopa kõrge välispoliitika esindajana. Ehkki me teame, et see mahavõtmine seal ei ole ka nii lihtne, aga alati on võimalik sundida inimest tagasi astuma. Jällegi kuskil kuluaarides kohvitassi juures öeldakse, et aga meil on ikkagi väga huvitavaid andmeid sinu idavedude kohta, sinu abikaasa idavedude kohta või mis tahes asjaolude lauale panemine, et me hea meelega näeksime, et sa lähed ära. Ja nii saab inimesi alati sundida loobuma, ilma et alustatakse mingit protseduure kuskil seal Euroopa Parlamendis või mingil muul moel. Aga see kõik ei tähenda seda, et see kultuurisõda jääb olemata. See kultuurisõda jääb olemata ja samas ega ameeriklased ei ole omalt poolt ka ustpauguga kinni löönud. Ameeriklased on öelnud ka, et meil on Euroopaga pikaajalised kultuurilised ja sentimentaalsed seosed. Sentimentaalsed seosed, see on juba tegelikult tunnetele mängimine, et me ikkagi oleme tulnud ju omal ajal põhiosas Euroopast ja meil on siin Euroopa kogukonnad, meil on siin itaallased oma maffiaga. Ja meil on siin juudid oma maffiaga, meil on siin mida kõike, eks ole, ironiseerides. Aga sentimentaalsed suhted on väga mitmekülgsed. Et nad ei ole pauguga kinni löönud, sest et selge on see, et Euroopa on omaette kontinent ja suhted on vajalikud ja ameeriklased ei taha jääda ilma Euroopa liitlasteta. Ja nüüd, kuidas need Euroopa liitlased tekitatakse, üks asi on, et kõigepealt tekitatakse ilmselt see, et patriootide liikumise toetamine ja valitsuste vahetamine, aga seejärel ilmselt ka juba siis mõnevõrra keerulisemad läbirääkimised kultuurisõja lõpetamiseks ja majandussõdade lõpetamiseks, et Ameerika geostrateegilised vaenlased ei ole mitte Euroopa, vaid need on Venemaa ja Hiina. Ja väga keeruline on positsioneerida praegu Indiat selles kontekstis. Sest India on elevant ajab ka väga mitmetahulist välispoliitikat ja Venemaa on Indiale vajalik liitlane vahendajana ja tasakaalustajana suhetes Hiinaga, sest India ja Hiina on igipõlised geopoliitilised rivaalid ja alles äsja olid seal jällegi mingid väikesed piirinaginad ja neil on mõlemapoolne teatud selline rivaliteet ajalooline ka Kagu-Aasias. Indo-Hiinas, nagu seda nimetati vanasti, eks ole, ongi Indo ja Hiina ja mina, kes ma natukene... Birma ja Tai vist on läksid omavahel kokku, see on piiritüli. Jah, eks nendel riikidel ja rahvastel on jälle oma ajaloolised kalavõlad klaarida. Aga kui nüüd vaadata, siis tõepoolest seal ongi põimunud arhitektuuris, religioonides, kultuuris, köögis väga suurel määral see India ja Hiina kultuurilised mõjud, et ta on ja mõlemad. Ja kuna ikkagi India teeb väga kiiret tõusu praegu ka maailmas majandusliku suurjõuna, siis loomulikult Hiina, kes arvestab Kagu-Aasiat oma niisuguse tööstusliku ja kaubandusliku ja turulise tagamaana, ei taha seal näha Indiat konkurendina ja India vastupidi tahab seal näha, et tal on rohkem tegevusvabadust. Ma ütlen veel kord, maailm ei ole niisugune must-valge, nagu meile siin on
taha pähe tambitud kogu aeg, et on mingisugune kolmnurk, on Eesti, Venemaa ja Ukraina. Noh, ja siis taustal on Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid. Maailm on palju keerulisem. Ukraina sõda lõpeb kuidas sinu arvates, sinu nägemus? No, kas venelased teevad kõigil ära või? Kas arvestas sellega, et nüüd on veel nagin, eks ole, Euroopa ja ameeriklaste vahel? Kui ameeriklased venelastega kokku ei lepi teisiti, siis venelased hävitavad Ukraina riigi. Ja nad sai väga selgelt öelnud, et kui ukrainlased ei ole nõus loobuma sellest, mis praegu on venelaste käes, ei ole nõus loobuma sellest, et neil on teatud piirangud ees nii sõjaväe suurusele kui põhimõtteliselt need Ameerika 28 punkti, millest on küll mõned maha võetud ja loomulikult diplomaatias on alati väike mänguruum. Aga kui ukrainlased ei ole nõus rahu tegema, mis on püsiv rahu, mitte vaherahu, siis venelased kavatsevad edasi minna. Et ma juhin tähelepanu korraks vaatajatele, et õues algas Päästeameti häireproov, lastakse sireeni, et see ongi meie Ukraina jutu taustaks, et see sama asi võib jõuda meile, kui Ukraina kaotab, kas see jõuab meile või? Ei, kui ameeriklased on venelastega teinud rahulepingu või kokkuleppe ja on sõlmitud Ukraina sõja lõpetamiseks rahuleping, mis on püsiv rahuleping, mitte vaherahu, siis meid ei ähvarda, sest et põhimõtteliselt nendes Trumpi rahuplaani punktides oli väga selgelt ju sätestatud ka seda, et Venemaa võtab endale selged kohustused mitte omalt poolt provotseerida ja rünnata oma naaberriike. Ehk me oleme Venemaa naaberriik ja Ameerika võtab endalt poolt kohustuse garanteerida, et kui Venemaa seda kokkulepet rikub, siis Ameerika on garandiks, et nende riikide iseseisvus säilib. Et meile on esitatud Stratcomi poolt täiesti moonutatud pilt sellest, nagu ameeriklased reedaksid kõik, reedavad Ukraina ja reedavad Ida-Euroopa ja sisuliselt annavad venelastele vabad käed pärast Ukraina alistamist, Ukraina sõja lõppu jätkata kusagil mujal. Ei, see on mõlemapoolselt siduvate kohustustega leping. Ja selles mõttes ma ei näe siin küll mingit tragöödiat. Ukraina ei suuda vallutada neid alasid tagasi, see on ju päeva selge. Vastupidi, sellest ajast peale, kui need igasugused rahukatsetused algasid, see on siis veebruar, kui Zelenski külastas Valget Maja ja kogu see skandaalne kohtumine toimus seal, kus Trump ütles talle, ma püüan säilitada sulle sinu riiki, tee rahu, sest kui sa rahu ei tee, sa kaotad oma riigi. Sellest ajast peale venelased on läinud edasi. Nad on võtnud juurde, ma ei tea, paar tuhat ruutkilomeetrit. Ei oska päris täpselt niimoodi öelda, aga nad on edasi läinud. Nad on mitmes kohas sellest väga pikalt ehitatud, varustatud, kindlustatud kaitseliinist läbi murdnud. On jäänud ainult üks suur, see on see Kramatorski, selline kaitsekeskus, mida venelased ei ole praeguseks, aga nad piiravad selle ümber. Nad on tiibadelt mitmelt poolt läbi murdnud, nad piiravad selle ümber. Venelased on selgelt öelnud, et kui rahulepingut ei tule, siis arvestame sellega, et aprillikuuks me vallutame kogu Põhja-Ukraina. See on siis, nad piiravad ümber Harkovi, nad ei kavatse linnalahingut pidama hakata, kogu see Sumõ ja Tšernigov ja mis nad seal kõik on, et kogu selle piirkonna me võtame ära ja valmistume ette selleks, et kevade saabudes mais-juunis me vallutame kogu Ukraina Mustamere ranniku. Ja nad teevad seda. Kersooni uuesti sisse, eks ole, Nikolajevis. Ja kõik, kogu see. Odessa, Nikolajev, kogu see värk. Ja nad teevad seda, sest et nad on, Ukrainal on puudus kõigest. Kui ameeriklased, ja Trump ütleb nüüd, on selgelt öelnud, kui te rahu ei tee, ma tõmban täielikult välja. See tähendab seda, et ta ei anna enam tulejuhtimist, ta ei anna enam luuret, kogu see satelliidivärk, Starlink, kõik läheb. Raha ei tule enam Ameerikast. See tähendab, raha sul ei ole, Zelenski. Relvi sul ei ole, laskemoona sul ei ole. Luuret ei ole. Mitte piisavalt.
luuret ja tulejuhtimist sul enam ei ole. Mehi sul ei ole piisavalt. Sa ju kaotad oma riigi, tee rahu. See on puhtalt praegu see, et parem ikkagi varblane peos kui tuvi katusel. Et miski ei ole igavene. Võib-olla tuleb uuesti olukord, kus on võimalik mitte tunnustamispoliitika kokku leppida, mitte tunnustamispoliitikas. Et jah, me teeme rahu, aga samal ajal rahvusvaheline üldsus ei tunnusta legitiimsust, Venemaa legitiimsust nendel vallutatud aladel. Võib-olla Venemaa rahustamiseks võiks seda teha Krimmi puhul, mis on väga eriooper ikkagi. Ma ei hakka siin ajalukku minema Krimmi khaaniriigist ja muudest asjadest rääkima, sellest, et ta oli saariperekonna sisuliselt pärusvaldus oma kuurortitega ja Vene aristokraatia niisugune suvituskoht ja talvituskoht isegi tihti peale. Et ärme sellest hakkame rääkima praegu, sest et meie positsioon on selge, me ei tunnusta Krimmi vallutamist ja nii on. Aga kui selles suurriigid kokku leppivad, et Krimmi tunnustame, aga Donbassi ja Luganskit ei tunnusta, aga de facto arvestame sellega, et need on Venemaa poolt hõivatud alad, Ukraina võib sellega elada. Ukraina riik jääb alles. Et see on see, mille kohta Kaja Kallas ütleb, et me peame leppima, et maailm ei ole täiuslik. Leppige. Et loomulikult on see valus. Kas meil ei ole valus, et meil tegelikult ei ole lootust seda Petserimaad tagasi saada? Meil on ka valus. Vahetame enne saate lõppu veel teemat, räägime prokuratuurist ja kaporatuuri võimust ja süvariigist, et siin juhtiv riigiprokurör Margus Kurm kirjutas, et Eesti prokuratuur tuleks laiali saata, sest on muutunud kontrollimatuks. Ma toon siin näiteks praegu selle, et meil arutatakse siin nii-öelda Grünthali asja, võeti talt saadiku puutumatus ära, eks ole, kohtu uurimise alla anda. Teised EKRE-st on ju ka siin manöördatud kohtu alla, siin härra Kuusik, prouad Kingo ja Kraht, aga refikate asjade vastu on absoluutne ja demonstratiivne huvipuudus. Ütleme kohe ära, et Grünthali puhul me ei õigusta seaduse rikkumist, kui see toimus. Jutt on võrdsest kohtlemisest ja ainult sellest. No jah, siin Riigikogus istudes ei ole ju mingit kahtlust selles, et kuluhüvitistega on susserdatud siin läbi aegade. Ja mitte ainult kütuse võtmisega, vaid on ikkagi signaale sellest, et siin on inimesed aasta lõpul ja ma ei imesta, kui ka selle aasta lõpul ostnud kuluhüvitiste eest nii-öelda kingituste nime all suveniiripoest kuldrahasid, meene münte, kullast meene münte, mida nad mitte kunagi mitte kellelegi ära ei kingi. Aga raamatupidamine fikseerib ja, et kõik on koššer, kuluhüvitiste eest võib kingitusi osta. Võib osta kuluhüvitiste eest siin ka muid igasuguseid kingitusi, mida sa võid ju kasutada ka oma kodus lillevaasina või mingisuguse alustaldrikuna või millega iganes, seal on kaubavalik on selline mitmekesine. Et loomulikult see susserdamine on siin käinud läbi aegade ja läbi erinevate koosseisude, ma arvan, et kümned inimesed on kasutanud kuluhüvitisi oma huvides. Rääkimata sellest, et see on ikkagi sisuliselt ju legaliseeritud, et auto liisimine kuluhüvitiste eest on nagu igati õige asi. Ma isiklikult ei liisin oma Land Cruiserit oma enda palgast ja ei pea õigeks seda, et kuluhüvitistest autot liisida, aga enamik Riigikogu liikmeid teeb seda. Nii et siin on teatud hallid alad nii või teisiti. Ja nüüd, mis puutub Kalle Grünthalisse, siis loomulikult Kalle ei käitunud korrektselt. Aga samas, kui on öeldud, et ta oli sel ajal istungil, kui tema autot tankiti. Aga kes on öeldud, et ma ei või paluda oma pojal, et kuule, ma annan sulle kaardi, mul on hirmus kiire, ma pean kohe pärast istungi lõppu sõitma kohtumisele rahvaga Tartusse. Ole hea, tangi mu auto ära ja too siia Riigikogu platsi peale. Selles ei ole mitte midagi ebaseaduslikku. See, et ta samal ajal oli siin ja keegi teine tankis, see ei ole ebaseaduslik. See ei ole kriminaalne. See ei ütle mitte midagi. See ei ütle, et see on kuritarvitamine. Jah, tal oli neid intsidente mitmeid, järelikult oli mingi muster välja kujunenud. Ma veel kord tahan öelda, ma ütlen, et ta oleks pidanud ajama neid asju korrektselt. Aga samas,
see on nii tühine summa, et kui me võtame, et Kaitseministeeriumis on kusagile kadunud 700 miljonit ja ükski koer ei köhi. Ministreid ei uurita, kantslereid ei uurita, osakonna juhatajaid ja igast allasutuste juhte ei uurita. Kõik on hästi. 700 miljonit, see on tühine summa. Autorollot ei uurita. No meil on praegu Lauri Läänemets, kes on kuluhüvitistega maksnud illegaalselt tõenäoliselt, rõhutan tõenäoliselt, sest et me jääme kindlaks ikkagi süütuse presumptsioonile, aga asi on käinud korruptsioonivastasest erikomisjonist mitu korda läbi juba ja vähemalt üks daam väidab, et talle on makstud kuluhüvitistest sularahas palkas ja tema poolt tehtud tõlgete ja muude teenuste eest raha. Aga kuidagi skandaali ei ole puhkenud. Jällegi inimene on õigel pool rindejoont, et jah, ma olen nõus. Prokuratuur tänasel kujul tuleb likvideerida. Ma olen Kurmiga selles suhtes nõus. Ja prokuratuuri asemel mitmetes riikides täidab prokuratuuri ülesannet, täidavad nii advokatuur kui ka kriminaalpolitsei. Et siin on võimalik need asjad omavahel laiali laotada, et erinevad uurimistoiminguid teevad erinevad organisatsioonid, kes peavad tõendama siis kas nagu me näeme tihtipeale Ameerika filmides, kus advokaat peab tõestama süütust, eks ole, seal on küll prokurörid, kes peavad tõestama siis seda, et on süüdi, aga seda sama võib teha ka väga edukalt kriminaalpolitsei. Kriminaalpolitsei kogub andmed ja viib need andmed kohtusse ja kohus otsustab, kas need andmed on saadud legitiimselt, kas need andmed on vettpidavad ja kaitsja peab omalt poolt tõestama ka, et need andmed on kasutatavad või mitte kasutatavad ja kui raskendavad või mitte raskendavad. Ja kohtunikul on siis muidugi tegelikult palju suurem vastutus, kui tal tänasel päeval on. Aga ega me näeme ka, kuidas praegu püütakse kohtusüsteemi politiseerida. Kohtute ühendamise egiidi all ja see tähendab seda, et kohtunikke jääb vähemaks. Aga me teame ka seda, kuidas praegu juba on niimoodi, et kohtunikel on oma töögraafik ja siis prokuratuur vaatab, missugusele kohtunikule tema töögraafikut arvestades on võimalik sokutada, millal anda süüdistusmaterjal sisse, et see läheks selle kohtuniku käsitlemise alla. Et ka praegu ei ole kohtud sõltumatud ja kogu see meie justiitssüsteem on tegelikult mäda. Lõpetades Riigikohtuga, kes ju on keeldunud menetlemast kaebusi e-valimiste kontekstis. On keeldunud, on tagasi lükatud, on leidnud mingid juriidilisi konksukesi, mis just nagu õigustavad ja ausalt öeldes ka õiguskantsler ei täida seda rolli, mis tal tegelikult on. Demokraatlikus maailmas on advokaat ja prokurör kohtu ees võistlevad pooled ja meil Eestis on prokuratuur olnud kogu aeg eelisseisundis. On isegi olnud keisse, kus prokuratuur keeldub näitamast advokaadile süüdistusmaterjale või tähendab uurimismaterjali, ma tahtsin öelda. Et ja kuidas saab advokaat kohtualust kaitsta, ükskõik kas on siis kriminaalasjas või majanduslikus kuriteos, ükskõik. Kas võib öelda, et meil on tegemist kõige tõsisema demokraatiakriisiga taasiseseisvumisjärgses Eestis, kui juba prokurör ütleb, üks riigiprokurör ütleb, et endine, hea küll, et jah, et prokuratuur tuleb likvideerida. No endine prokuratuuri juht on ka öelnud, et prokuratuuriga on asjad mädad. Et meil ongi kriis, loomulikult meil on õigusriigi kriis. Ja see õigusriigi kriis on meil palju ulatuslikum, kui see paistab ainult nende kohtute ja prokuratuuri najal. Meil on õigusriigi kriis ka seoses sellega, et meil tegelikult ei ole enam võimude lahusust. Ja meil tegelikult ei ole tsiviilkontrolli. Meil ei ole reaalset tsiviilkontrolli kaitsepolitsei üle, välisluure üle, sõjaväeluure üle. Meil ei ole võimude lahusust sellepärast, et meil kohtuvõim ei ole sisuliselt prokuratuurist sõltumatu. Prokuratuur ei ole kaitsepolitseist sõltumatu. Et kui võimude lahusust ei ole,
siis ei saa ju olla mingisuguse õigusriigiga tegemist meil. Ja kui me tuleme nüüd ikkagi ka selle puht praktilise poole juurde kodaniku seisukohast, siis ka kodanik on pandud olukorda, kus riik võib igasugust vastutust kandmata kulutada tuhandeid, kümneid tuhandeid, sadu tuhandeid mingite sulepeast imetatud süüdistuste peale. Samal ajal kodanik peab oma kaitse, mis tihtipeale ulatub ka kümnetesse, võib-olla mõningatel puhkudel ka sadadesse, tuhandetesse ja selle aastate pikkuse solgutamise omast taskust kinni maksma. See ei ole võistlev kohtumõistmise süsteem. Ühelt poolt riik oma rahakotiga ja teiselt poolt kodanik oma kõhna rahakotiga. Et siin nii ei saa õiglast ja õigusriigi põhimõtet absoluutselt tõsiselt võtta. Õigluse juures võime rääkida ka sellest, mis toimus meil eile. See on siis tänane on meil 10. detsember, eile oli 9. detsember ja Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees võeti ühe ainsa vale säutsu eest kohalt maha. Tüüpiline, kättemaksuhimuline, alatu poliitiline tellimuse täitmine. Aga tundes osaliselt inimesi endise teletöötajana ma absoluutselt ei imesta. Siis tuletan meelde, et Rein Veidemann, Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees, julges ainult arvata, paneme see hüüumärgi arvata, et isadepäeval oleks võinud fookuses olla traditsiooniline pere ja selle eest löödi talle sõna otseses mõttes nuiaga eile pähe. Kuna peaminister ja kultuuriminister andsid selgesõnalise poliitilise suunise Rahvusringhäälingu nõukogu esimehe vahetamiseks. Mida me selle kohta võime öelda? No see tegelikult läheb sellesse samasse konteksti, et meil ei ole õigusriiki. Meil ei ole seda, mida Michal ütles siin ühele arupärimisele vastates, et arvamusvabadus on meil absoluutne. No ei ole absoluutne, kui ühe arvamuse eest inimene kaotab töökoha. No see on ikkagi meenutab mulle väga tõsiselt juba nõukogude perioodi. Ja ma mäletan väga hästi, kuidas nõukogude perioodil oli, kuidas kutsuti, ka mind kutsuti, ma lahkusin omal soovil ühest töökohast, sellepärast et ka leiti, et minu vaated, mida ma olen väljendanud inimestega omavahel suheldes, ei ole kooskõlas nende riigis aktsepteeritavate ideoloogiliste printsiipidega. Kenasti niimoodi bürokraatliku vormi valatult ja tehti ettepanek, et ärme ajame asja suureks, võib-olla sa lahkud ise. Seal ikka. Tol ajal oli kergem tööd leida kui praegu. Praegu on see tõsine probleem. Ja lahkusin ja kuna ma pillimees olin ka, siis ma selles mõttes nagu raha pärast väga ei muretsenud. Ma teenisin tihtipeale ühe ainsa õhtuga poole kuupalga, mis ma kuskil, ütleme, et 110 rubla oli minu kuupalk ajakirjanduses ja kuskil 50 sellistel hooajaperioodidel nagu naistepäev ja aastavahetus ja oli see tihtipeale mõnikord oli isegi võimalik 100 rubla saada õhtu pealt, nii et see rahaline küsimus ei olnud kõige pigistavam küsimus, aga teatud eneseteostuse küsimus ikkagi, et ma tahtsid ka mingit niisugust töökohta, kus sa tead, et mulle meeldib see töö ja ma saan seda tööd teha nii, et see mulle rahuldust pakub. Et see pool on ka ikkagi ja ikkagi ärme unustame, et inimene on sotsiaalne olevus. Ta vajab seda, et ta kuulub kusagile. Ja kui sa kuulud ainult mingite kõrtsipillimeeste seltskonda, see nagu ei ole päris see. Et see, ja nüüd see on ka teatud Rein Veidemanni juurde tulles kodanlik hukkamine. Rein Veidemann, keda ma tunnen ülikooli ajast alates, kes on tegelikult olnud, ma ütlen täiesti tunnustavalt, kogu oma elu sinisilmne idealist, tõsi, vasakpoolsete eelistustega ja minu maailmavaatega mitte klappivate eelistustega, aga ta on olnud läbi elu sinisilmne idealist, kes ei ole paha inimene. Ta ei ole kunagi olnud paha inimene. Ta on alati püüdnud ikka niimoodi, et katsume ikka hästi, katsume heaga. Ja talle lihtsalt jõhkralt tehti ära. See, et sa oled olnud põhimõtteliselt normitruu,
kogu oma elu. Ei maksa, sest see üks kord astusid sa miinile ja nüüd me nii väike säuts, ainult nii väike säuts, eks ole. See on ikka jõhker ja see näitab, missuguses riigis me elame. See ei ole vaba, demokraatlik riik, milles me elame ja sisuliselt me võime praegu teha järelduse. Absoluutselt kõikidele võib konstrueerida mingisuguse ideoloogilise süüdistuse ja selle ideoloogilise süüdistuse alusel inimest tühistama hakata. Ma olen seda oma nahalt tunda saanud. Et Rein Veidemannile minu igakülgne toetus ja minu igakülgne hukkamõist kõigile neile, kes selle käe tema hukkamise heaks kiitmiseks tõstsid. Ja no muidugi eriti piinlik on, et see tema asemik ise hääletas selle poolt, tema oli kaalukeele hääl, et Veidemann tagandatakse ja ise hääletas selle poolt. Sulev Valner ise hääletas selle poolt, et ta Veidemanni asemele määratakse. No pagan küll, no see on niivõrd mage. Veel kordan, et ma tunnen osasid inimesi isiklikult Eesti Televisiooni ajast ja mind see olukord ei pannud imestama. Aga aitäh, Mart, et sa tulid tänasesse saatesse. Me jõudsime tegelikult saate lõpuks täpselt sinna kohta välja, kus me siin vahepeal olime, et mitte miski muu ei aita kui ainult loota sellest, et ameeriklased midagi muudavad Euroopas. No küll nad muudavad, ega siis... Me ise oleme liiga jõuetud tegelikult selle muutmiseks praegu. Kui Trumpi ikkagi tsiteerida, siis Euroopa on kõdunenud ja nõrkade ja kohati lollide juhtidega. Ja Ameerika vajab partnerit, nagu ma ütlesin. Ja selleks, et tal oleks partner, kelle peale saab loota ja kes töötab temaga samas rütmis, on tal vaja teha siin meeskonnavahetust. See hakkab toimuma. See oli 139. Civis Pacem. Kohtume teiega taas jälle kuu aja pärast, siis kui tekivad uued teemad. Seniks teile kõik head ja nägemiseni.